Jah, inimesed, tere hommikust! Iraanil on kokkuleppe sõlmimiseks 14 tundi aega. Vastasel juhul peaks Trump andma korralduse veelgi suuremaks pommirünnakuks Islami Vabariigi vastu kell 20.00 Washingtoni aja järgi, nagu tähtajaks määratud. Eile rääkis ta James Brady pressiruumis ja kommenteeris tagajärgi, kui Iraan kokkulepet ei sõlmi. Meil on plaan tänu meie riiklike relvajõudude tohutule jõule, mille kohaselt hävitatakse iga sild Iraanis. Homme südaööks on kõik Iraani elektrijaamad rivist väljas, põlevad, plahvatavad ja neid ei kasutata enam kunagi. Ma mõtlen täielikku hävitamist südaööks. See võib juhtuda 4 tunni jooksul, kui me tahame. Me ei taha, et see juhtuks. Nendel viimastel tundidel on läbirääkimised sellised. Näitame seda siin seinal. Vaata, mida Zeva nõuab Iraani tuumaprogrammi lõpetamise eest. Rajatised, uraani rikastamise täielik lõpetamine, raketipiirangud, Hormuzi väin peab olema vaba ja avatud ning Iraani toetus sellistele rühmitustele nagu Hezbollah ja Houthid peab lõppema. Nüüd nõuavad iraanlased garantiisid uute rünnakute vastu, sanktsioonide lõpetamist, sõjakahjude hüvitamist, uut maksesüsteemi Hormuzi väinas ja Ameerika baaside väljaviimist piirkonnast. President ütles mulle nädalavahetusel, et Iraan ei pea enam isegi läbirääkimisi tuumaprogrammi üle. Ta ütles mulle, et kõige tähtsam on see, et neil ei saa olema tuumarelva. Nad ei pea isegi selle punkti üle enam läbirääkimisi. See on nii lihtne, nad on juba järele andnud. Enamikus punktides on juba järele antud. Nüüd, kui räägitakse diplomaatilistest läbirääkimistest, tulevad avalikuks detailid lenduri päästmisest Iraanis. Allikad ütlesid Fox Newsile, et operatsiooni käigus andis CENTCOMi ülem admiral Brad Cooper käsu rünnata revolutsioonilise kaardiväe peakorterit Teherani lähedal asuvas maa-aluses rajatises. Rünnaku viisid läbi B2 pommitajad, kasutades punkripurustuspomme. Pommid, nagu operatsioonis Midnight Hammer ning peakorter hävitati. Jennifer Griffin Foxis täpsustas, et missioon anti käsuks 2 meeskonnaliikme päästeoperatsiooni vahel ning otsingud olid sel hetkel veel käimas. Need pommitajad lendasid otse Ameerika Ühendriikides sellele missioonile, nii et siin toimub praegu palju. Ja samal ajal jätkavad iraanlased ballistiliste rakettide ja tiibrakettide tulistamist Iisraeli ja Pärsia lahe riikide pihta. Ja eeldatakse, et need rünnakud jätkuvad järgmiste tundide ja päevade jooksul. Viimastel tundidel seisab piirkond silmitsi 2 erineva teega. Üks tee on diplomaatia ja pingete leevendamine. Ja teine tee on EUMENGUA rünnakud Iraani kriitilise taristu vastu. Inimesed. Kõik on korras. Trey Ingst on meiega otse eetris. Aitäh, suur aitäh. Tere hommikust, Matt. Aitäh. Tere hommikust, Griff. AP ja teised meediaväljaanded teatavad, et Egiptuse, Pakistani ja Türgi vahendajad on teinud Ameerika Ühendriikidele ettepanekuid. Ja Iraan tuli välja 45-päevase relvarahu ettepanekuga, mis hõlmab Hormuzi väina avamist, mis asub Pärsia lahes. See ettepanek saadeti väidetavalt Ameerika Ühendriikidele ja Iraanile eile õhtul. Väinast on saanud rahu keskpunkt, kuna Iraan mõjutab seal läbivat kaubandust ja laevu. Eile hoiatas president Trump Iraani, et neil on täna kella 8-ni õhtul aega läbirääkimisteks, vastasel juhul võivad Ameerika Ühendriigid homme rünnata. President kirjutas, teisipäev on tuumajaama päev ja sillapäev. Kõik ühel päeval Iraanis. Midagi sellist pole varem olnud. Ava see neetud väin kohe, sa hull. Muidu elad põrgus. Oota ja vaata. Kiidetud olgu Allah, president Donald J. Trump. Nüüd, nädalavahetusel kohtusin ma siin isiklikult doktor Sanvar Gargashiga. Teda kutsutakse tema endiseks, ta nõustab kohalikku presidenti. Doktor Gargash ütles, et kui USA esitab õige plaani, siis Araabia Ühendemiraadid, riik, kus me viibime, ühineb Ameerika Ühendriikidega jõu kasutamisel Hormuzi väinas. Doktor Gargash ütles, me ei tegutse mereväena, kuid toetame kõiki rahvusvahelisi jõupingutusi, mida juhib EMIGOA, et tagada laevandus Hormuzi väinas. Me teeme oma osa. Lisaks ütles doktor Gargash, et peab Ameerika Ühendriike suurimaks julgeolekuliitlaseks ning riik on valmis, tsiteerin, 2-kordistama oma jõupingutusi suhetes Ameerika Ühendriikidega praegu. Griff. Matt Finn, otseülekandes Dubais. Matt, suur tänu. Ja sellega tervitame Fox Newsi kaastöötajat Byron Yorki, kes liitub meiega. Byron, tere hommikust. Läheme otsa asja juurde, kus Matt rääkis sellest võimalikust relvarahu kokkuleppest. Aga see toimub Sikratio, ajaloo kõige edukama ja julgema päästeoperatsiooni taustal.
see näitab tõesti Iraanile, et pole midagi, mida me edukalt teha ei suudaks. Tee ära. Kuhu sa arvad, et asjad liiguvad? Päästeoperatsioon saadab tohutu sõnumi nii meie vaenlastele kui ka Ameerika vägedele. Vaenlastele näitab see, et Ameerika Ühendriikide valitsus suudab jõuda ükskõik kuhu ja teha ükskõik mida. Ja meie vägedele näitab see, et Ameerika Ühendriikide relvajõud on alati sinuga ja sinu kõrval. See on äärmiselt oluline sõnum, mida saata vägedele. Nüüd tead, mis puudutab seda, mis toimub Hormuzi väinas, siis presidendi ülestõusmispühade hommikul saadetud sõnum ähvardas selgelt rünnakutega Iraani elektrijaamadele, sildadele, kui nad ei avaks sisuliselt väina või kuni homse õhtuni kell 20.00 ida aja järgi. Nüüd, eelmisel nädalal rääkis president teiste riikide kaasamisest ja sellest, et nemad patrulliksid väina, kui see taas avatakse. Nii et ma arvan, et president on selles küsimuses olnud väga ettearvamatu. Ja ma kujutan ette, et iraanlased ei tea üldse, mida ta tegelikult kavatseb teha. Ja ta oli kindlasti oma sotsiaalmeedia postituses väga otsekohene ja aus. Eile, jah. Aga sa räägid sõnumitest, Byron, ja ma arvan, et see on väga huvitav. Mis sõnumi sa arvad, et see saadab NATO-le? Sest sa räägid, et teised riigid on kaasatud ja mulle tundus, et Ari Fleischer tegi eile tõesti märkimisväärse postituse öeldes, et NATO ei pruugi enam kunagi olla endine. Kokkuvõttes tõi ta välja, et NATO ei ole enam kunagi endine. Sest lääneriigid nagu Itaalia, Hispaania ja Prantsusmaa ei täitnud oma kohustusi. Samal ajal kui idapoolsed riigid täitsid, Poola kulutas oma SKP-st kaitsele rohkem kui need Lääne-Euroopa riigid. Jah, Ari postitused vallandasid hulga arutelusid, kuid selgelt ütles ta seda, mõned Lääne-Euroopa NATO riigid nagu Prantsusmaa, Hispaania ja Ühendkuningriik, keeldudes alguses Ameerika Ühendriikidega selles koostööd tegemast, lõid endale tegelikult väga halva pretsedendi. Ja siin taaskord president Trump ei palunud neil saata vägesid, ta ei palunud neil osaleda rünnakutes. Ta palus ülelennuõigusi ja õigust kasutada lennubaase, mida Ameerika Ühendriigid sisuliselt juba rahastavad. Sellegi poolest keeldusid need riigid isegi sellisest koostööst. See, mida Ari Fleischer tegi, oli nende riikide võrdlemine Ida-Euroopa riikidega, mis olid veel üsna hiljuti olnud Nõukogude võimu all ja teadsid väga hästi, mida see tähendab. See on nagu omada äärmiselt lähedast vaenlast ja tema strateegilist koostööd Ameerika Ühendriikidega. Nii et see, mida Fleischer ütles, oli see, et NATOs võivad toimuda muutused, võimude vahetus, mingisugune muudatus. Aga midagi toimub NATOs. Saame presidendilt rohkem teavet tänasel pressikonverentsil kell 13. Byron York, aitäh, et leidsite aega. Tänan.